Head kuulajad ja vaatajad! Mitmete viimastel nädalatel aset leidnud sündmuste taustal vaatlen tänases kommentaaris olulist nihet USA-Venemaa suunalises retoorikas. Samuti Euroopa reaktsioone sellele. Väidetavalt on varasemalt Ukraina sõja puhkemise süü Joe Bidenile omistanud president Donald Trump kiitnud heaks luureinfo jagamise kauglöökide andmiseks Venemaa sügavusse. Kuid pole veel otsustanud Tomahawk või Barracuda tiibrakettide tarnimise üle. Konkreetsemalt rääkis kaugrünnakuteks loa andmisest Fox Newsile antud intervjuus USA Ukraina erisaadikust erukindral Keith Kellogg. Täpsustavale küsimusele, kas see tähendab luba Ukrainal selliseid kaugrünnakuid läbi viia, on tõepoolest Trumpi ametlik seisukoht, vastas Kellogg, et arvestades presidendi enda, asepresident Vance'i ja ka välisminister Rubio öeldud, on vastus jaatav. Kas Ukraina võib selliseid rünnakuid ellu viia ka USA relvadega, see olenevat aga olukorrast. Kelloggi sõnul ukrainlased mõnikord saavad sellised volitused, mõnikord aga mitte. Tähelepanuväärselt polevat aga Kelloggi esindatavas vaates niisugust asja nagu puutumatud paigad. Samas peaksid ukrainlased löökide andmisel järgima USA presidendi juhiseid. Varsti pärast kõnealust intervjuud tabati Venemaal HIMARS rakettidega Bryanski ja Belgorodi elektrijaamu. See tähendab, et rünnakud olid suunatud Venemaa territooriumile USA panust eeldava relvasüsteemiga. Kreml lubas muidugi vastusamme ja paar päeva hiljem oligi Kellogg sunnitud avalikult selgitama, et tema varasemad kommentaarid Tomahawk rakettide võimaliku Ukrainale üleandmise kohta siiski ei kajasta Washingtoni sisemisi otsuseid. Trump toonitab jätkuvalt, et Ukraina sõda on Bideni sõda ja et oleks USA president olnud tema, see tähendab siis Trump, poleks see sõda kunagi alanudki. Ja et kui Ukraina sõda oleks tema sõda, siis suudaks ta selle tõepoolest lõpetada nädalaga. Aga et see ei ole tema sõda, peavad lahenduse leidma Ukraina, Venemaa ja Euroopa. Rahu olulisust hindav USA saab vaid protsessi toetada. Mitmete tuntud analüütikute hinnangul püüab Trump sedasi sõja raskuskeset veelgi enam Euroopasse nihutada, et puhverdada end Ukraina peaaegu vältimatu lüüasaamise vastu. Siiski ei lõpeta USA täielikult Ukraina toetamist ja on valmis Kiievile ka edaspidi relvastust tarnima, aga maksma peavad nende relvade eest eurooplased. Mõnes mõttes asetus Trump kujundlikult justkui tagaistmele, soovides Venemaale ja Ukrainale sarkastiliselt edu omavaheliste probleemide lahendamisel. Olles eelnevalt nimetanud Venemaad pabertiigriks, lisas ta, et jätkab relvatarnit NATOle, mis omakorda talitab nendega vastavalt oma paremale äranägemisele. Siin nähtub huvitav retooriline nihe, kas pole? Varem väga selgelt USA geopoliitiliste ambitsioonide elluviimise instrumendiks olnud NATO oleks justkui üleöö ümber sündinud, omandanud nii sõltumatuse kui ka enneolematud iseseisvad rahalised vahendid. Ja seda raha näib olevat rohkem kui alles varem. Sest nagu president Zelenski on juba teatanud, küpseb tal just praegu suhtes Washingtoniga koguni 90 miljardi dollari mahus megadiil. Kuigi täpseid detaile ei ole veel avalikustatud, võime siiski ettevaatliku pessimismiga aimata, kellele selle diili puhul arve esitatakse. Ilmselt mitte riigile, mille eksistentsi jätkumine sõltub puhtalt sisse pumbatavast välisrahast. Nüüdki on Ukraina ja IMF ehk Rahvusvaheline Valuutafond leppinud kokku rahastamisvajaduse suurendamises kuni 2027. aasta lõpuni. Muidugi pannakse suur lootus Euroliidu skeemidele, millega loodetakse haugata suurem osa vahenditest Venemaa külmutatud varadest. Ühtlasi on IMF veennud Ukraina valitsust oluliselt suurendama oma prognoosi 2027. aasta lõpuks täiendavalt vajatavate vahendite kohta. Jutt käib juba 65 miljardist dollarist, samas kui Kiiev ise hindas puudujääki varem 38 miljardi dollari suuruseks. Igal juhul on uued diilid käivitatud ja suurejoonelise äri mõttele hoogu andes ütles Trump ajakirjanikele, et tema arvates suudab Ukraina tagasi võita mitte ainult kogu Venemaale kaotatud territooriumi, vaid võib-olla minna kaugemalegi. Mida konkreetsemalt Trump silmas pidas, ei ole teada. Aga oma lennukuses on see märkimisväärne kõrvalekalle varasemast retoorikast, kus president Zelenskil ei olnud mäletatavasti kaarte ja Kiievit ootas paratamatusena ees sunnitud maade loovutus. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Siiski leidus ka neid, kellele Trumpi positsiooni muutus eriti ei meeldinud. ÜRO Peaassamblee raames antud intervjuus kuulutas Euroliidu esidiplomaat Kaja Kallas, et kuna Trump lubas Ukrainas tapmise lõpetada, siis on see eelkõige USA, mitte niivõrd Euroopa Liidu kohustus aidata Ukrainal seda teha. Tsiteerin Kallast. Tema, see tähendab Trump oli see inimene, kes lubas tapmised lõpetada. Seega pole see meie kohustus. Ka Kallas on seisukohal, et ilma USA-ta pole NATO-t ja kuna USA on kõige olulisem NATO liitlane, siis rääkides sellest, mida NATO peaks tegema, tähendab see tegelikult seda, mida USA peaks tegema. Esmapilgul on see justkui adekvaatne ja arusaadav lähenemine. Küll aga paneb Kallase puhul kulmu kergitama väide, et kohustus Ukrainas kestev tapmine lõpetada lasub Washingtonil. Ehk Euroopa Liit ja NATO tervikuna ei puutuvad siin asjasse. Ja seda ütleb inimene, kes alates 2022. aasta veebruarist korrutas oma lennukale karjäärile teed sillutades alatasa, et meie, see tähendab ka Eesti, oleme sõjas. Ukraina sõda on ka meie sõda ja nii edasi. Inimene, kes surus läbi kokkuleppe, millega Eesti teisi arvukaid toetusi arvestamata eraldab Ukrainale igal aastal 0,25% oma sisemajanduse kogutoodangust ja seda vähemalt järgmise 10 aasta jooksul. Eneselegi haiget tegeva innuka panuse sõja kestmisse anname meiegi, lahendama peaks seda kinni jooksnud olukorda aga keegi teine. Näib tõesti, et Euroopa võimurid on Ukraina sõja ja Venemaa tühistamise seisukohtadega ennast sedavõrd nurka värvinud, et sõja lõpp viisil, kus Ukraina peab Venemaale tegema territoriaalseid järeleandmisi, tähendaks nende jaoks poliitilist enesetappu. See on tõenäoliselt ka üks peamisi põhjuseid, miks iga päev tuhandeid elusid hävitab Ukraina sõda edasi venib. USA Columbia ülikooli professori Jeffrey Sachsi arvates saboteerivad Euroopa poliitikud tahtlikult dialoogi Moskvaga. Veelgi enam, Sachs on nimetanud president Macroni ja peaministreid Mertsi ning Starmerit otsesõnu sõja õhutajateks, süüdistades neid Venemaaga diplomaatiliste sildade hävitamises. Ehkki on kasvav oht, et see kõik võib viia tuumasõjani, näib, et võetud positsioonist ei olda mingil juhul nõus taganema. Sachsi hinnangul ei esinda Euroopa liidrid oma riikide huve ja tegelikult ei ole nad huvitatud ka Euroopa julgeoleku tagamisest. Kui Sachs sedastab, et Euroopas pole kedagi, kes diplomaatiat juhiks ja pole enam ka klassikalist diplomaatiat, on talle raske vastu vaielda. Nii see paraku tõepoolest on. Ja see on üks Euroopa ja selle osana ka Eesti peamistest hädadest. Ajal, mil Trump paistab Ukraina sõja juhtrollist distantseeruvat, on paljuski iseenese loodud sõjanarratiivide lõksu langenud ja enesetapupoliitikale pühendub Euroopa peata ning panikeeriv. Äsja lõppenud Euroliidu liidrite mitteametlik ülemkogu Kopenhaagenis jäi vaid suureks jututoaks ilma lubatud murranguliste otsusteta. Kuigi tippkohtumine reklaamiti välja kui kiireloomuline kokkusaamine eesmärgiga leppida kokku ploki enneolematute uute sõjaliste võimete loomises ja ka Ukrainale pakutavas laiaulatuslikus lisatoetuses, ei selgunud sisulist midagi. Paljude teiste hulgas on Euroopa liidrite silmakirjalikkust teravalt kritiseerinud Kreeka endine rahandusminister Yanis Varoufakis. Kui räägitakse, et Putin on uus Hitler ja reaalne oht Euroopale, siis miks ei astuta talle ühiselt ja otsustavalt vastu? Ega saadeta vägesid Ukrainasse. Põhjus on väga lihtne. Tegelikult ei usuta Euroopas, et Putin on uus Hitler, aga eesmärgiga Venemaad nõrgestada saadetakse ukrainlastele relvi, et pidada sõda, mida ukrainlased ei saa võita, ja selle tagajärjena Ukraina hävitatakse. Vene demokraadid jäävad ikkagi Putini kanna alla, sest see sõda tugevdab Putinit siseriiklikult ja mõneti paradoksaalselt tugevdab see Venemaad ka majanduslikult. Sõjaga paratamatult kaasnevatele raskustele vaatamata ei ole Venemaa majandus kokku varisemas. Nende sõjamasin võib töötada palju kauem, kui me elame. Euroopa riigid töötavad aga raevukalt eurooplaste huvide ja kogu maailma rahutaotluse vastu. Oma viimatistes Valges Majas ja ÜROs tehtud sõnavõttudes muretses president Trump, et Venemaa on kulutanud tohutuid summasid pommidele, rakettidele ja laskemoonale, samuti kaotanud palju elusid, pole aga praktiliselt üldse territooriumi võitnud. Trumpi arvates on aeg see sõda lõpetada, sest Venemaa majandus on suundumas põrgusse. Majanduslikult juba käpuli oleva Euroopa hädade foonil võib president Trumpi mure Venemaa majanduse väljavaadete pärast näida üllatav. Aga loomulikult on tegemist vaid silmakirjaliku retoorikaga. Samas, kui võtta Trumpi poolt ÜRO Peaassambleel välja mängitud stand-upi enam-vähem sõnasõnaliselt, läheb põrgusse hoopis terve Euroopa
ennekõike aga ÜRO. Coventry ülikoolis ÜRO rahuvalveprogrammide uurimisele pühendunud David Currani hinnangul võis Trumpi esituses kuulda ettepanekut asendada ÜRO rea USA poolt domineeritud kahepoolsete suhetega. Pakkus ju Trump Ameerika juhtkonna ja sõpruse kätt igale assamblee riigile, mis on valmis temaga ühinema turvalisema ja jõukama maailma loomisel. Curran näeb peamise murena seda, et Trumpi hoiakud võivad osutuda nakkavaks, sest tema vaated suveräänsusele, kliimamuutusele ja rändele võivad julgustada ka teisi poliitilisi liidreid, kes soovivad edendada sarnaseid eesmärke. Sellega kaasneb oht minna retoorikast kaugemale, kusjuures rahvusvaheliste organisatsioonide roll on juba niigi marginaliseeritud. Ja kuidas on kõigele sellele reageerinud Moskva? Kommenteerides ÜRO Julgeolekunõukogus ja Peaassambleel kõlanud sõnumeid ning süüdistusi, kinnitas Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Venemaa ei sihi rakette ega mehitamata õhusõidukid Euroopas ega NATO riikides asuvatele objektidele. Küll aga toonitas ta, et katsed Venemaa õhuruumis asuvaid objekte alla tulistada panevad need, kes seda üritavad, tõsiselt kahetsema, sest vastumeetmed saavad olema otsustavad. Ühtlasi hoiatas Lavrov avalikku Venemaaga sõjaks valmistumise eest. Laiemas plaanis ei näe ka Lavrov Washingtoni kõrvale kaldumist kursilt pidada Venemaaga avatud ja ausat dialoogi. Venemaa ja USA vaheline viisade ja diplomaatilise vara konsultatsioonide 3. voor toimub kokkulepitult sel sügisel. Samuti on Venemaa näinud USA esialgset reaktsiooni oma ettepanekule pikendada US START-lepingu, see tähendab Strategic Arms Reduction Treaty ehk tuumarelvade vähendamise lepingu piiranguid veel 1 aasta võrra. Mis puutub aga Venemaa võrdlemisse pabertiigriga, siis, kui pruukida Lavrovi sedastust, kasutabki avalik diplomaatia mitmesuguseid taktikaid. Vaid vähesed suutsid viimati öeldus näha sinna pakitud peent torget. Samal ajal, kui maailma 2 juhtivat tuumariiki arutavad olulise START-lepingu tuleviku üle, on Eesti ilmutanud valmisolekut vastu võtta tuumarelvade kandmiseks võimelisi Briti hävitajaid F-35A. On päris hämmastav, et potentsiaalselt nii kaugele ulatuvate tagajärgedega uudis ei saanud meie inforuumis pea mingit kriitilist tähelepanu. Olgugi, et ei tohiks olla raske mõista, milline võiks olla USA reaktsioon, kui näiteks Kuuba, Mehhiko või Kanada teataks valmidusest võõrustada vahetult USA piiri taga tuumarelvade kandmise võimekusega Venemaa või Hiina hävitajaid. Samaaegselt on sajandeid neid hästi teeninud neutraalsusest loobunud Rootsis avanud poliitikud avaliku arutelu tuumarelva hankimise küsimuses. Rootsi õhujõudude eruohvitserist kaitseanalüütiku Mikael Walterssoni sõnul on selle dramaatilise nihke taga värskelt üles köetud hirm Venemaalt lähtuva ohu ees. Leitakse, mida otsitakse. Ja Walterssoni hinnangul näeme Euroopas lähiaastatel veelgi rohkem hirmu õhutamist. Tõsi, tegelikult ei olnud Rootsi ei teises maailmasõjas ega ka sellele järgnenud külmas sõjas päris neutraalne. Maailmasõja aegsed Rootsi ajalehed hoidusid kritiseerimast Hitlerit, Norra okupeerimist ja koonduslaagreid. Õitsesid riikidevahelised kultuurisidemed ja Berliin sai sõjatööstusele vajaliku rauamaaki ning kvaliteetseid kuullaagreid. Külma sõja ajal olid Rootsi lennuväljad ette valmistunud NATO reaktiivlennukite vastuvõtmiseks, samuti jagati NATO-ga sõjalist luureinformatsiooni. Seejuures on tähelepanuväärne, et juba 1957. aastaks jõudis CIA järeldusele, et Rootsil oli piisavalt arenenud reaktoriprogramm, mis võimaldanuks järgmise 5 aasta jooksul toota mõningaid tuumarelvi. 8 aastat hiljem hinnati, et riik oli pommi ehitamisest vaid 6 kuu kaugusel ja kraanid keerati kinni. Tärganud tuumavastase liikumise, tohutu rahalise koorma ja USA pakutud salajaste julgeolekugarantiide kombinatsioonis andis Rootsi loobumisvõidu. Viimane plutooniumi jääk saadeti USA-sse 2012. aastal. Walterssoni hinnangul ei oleks aga iseseisev Rootsi tuumaprogramm enam teostatav. Kui teisest maailmasõjast väljus riik sõja kahjustusteta ja majandus õitses, siis täna tooks see kaasa kaela murdvad majanduslikud kulud. Lisaks plahvatusliku migratsiooniga kaasnenud passivale kulutatakse enneolematus mahus raha üheaegselt toimuvale ümberrelvastumisele ja Ukraina toetamisele. Samal ajal ei ole välistatud Rootsi osalemine mõnes tuumatahteliste koalitsioonis ehk mingit pidi sarnaste sammude astumine, nagu vaatab vastu Eesti valmidusest asuda võõrustama tuumarelvade kandmise võimekusega hävitajaid. Siinkohal tasub aga peatuda ja tõmmata paralleele, et mitte jätta märkamata meile nii harjumuspäraselt esitatavaid topeltstandardeid.
Kui USA ja Iisrael ründasid juunis Iraani tuumarajatisi, nentis Ukraina välisministeerium, et need rünnakud olid õigustatud, takistamaks Teheranil ehitamast tuumarelva. Ühtlasi kiideti, et sõjaline sekkumine oli selge signaal. Vastavas avalduses kinnitas Kiiev veendumust, et Iraani tuumaprogramm tuleb peatada, et see ei kujutaks endast iialgi ohtu Lähis-Ida riikidele ega ka mõnele muule riigile. Iraani ründamine oli niisiis kahe tuumariigi valitud viis reageerida millelegi, mida nemad käsitlesid omaenese väljatöötatud määratluse kohaselt ohuna oma julgeolekule. Kusjuures Washingtoni administratsioon rõhutas eraldi, et Iraaniga ei olda sõjas, sihitakse vaid riigi tuumaprogrammi. Mõelgem aga nüüd, milline võiks olla Washingtoni Euroopa pealinnade reaktsioon, kui analoogilised sammud võtaks analoogilistele põhjendustele toetades astuda Moskva. Kujutate seda ette? Nagu me teame, ütlevad meie närvid üles juba pelgalt sellest, kui märgatakse Vene hävitajaid vainlaruumis. Siis on NATO lepingu artikkel 4, värvilised pildid ja diplomaatilise suurvormina esitletud mitmehäälne hukkamõist. Aga tuletame nüüd veel kord meelde, mida ütles USA presidendi erisaadik Ukrainas erukindral Kellogg. Sellist asja nagu puutumatud paigad Venemaal ei ole olemas. Löökide andmisel USA relvadega Venemaa sügavusse järgivad ukrainlased USA presidendi juhiseid. Kas venelased peaksid arvestama Ukraina kõrval ka nii-öelda teiste mängijatega? Kas Venemaaga sõjas olemata võiks mõnda Venemaa militaar- või kriitilise infrastruktuuri rajatist rünnata ka näiteks Eestist? Ja nüüd tasuks püüda ette kujutada vastavateemalisi arutelusid Kremlis ja Venemaa kindralstaabis. Kui tekib vältimatu või vältimatuna käsitletav vajadus vastata, siis kas minna nii-öelda panga peale ehk rünnata kohe mõne NATO tuumikriigi rajatist? Või alustada minimaalprogrammiga ehk sõnumi saatmisega mõne nõrga, kuid ebaproportsionaalselt agressiivse vasalli karistamise kaudu? Mina küll kahtlustan, et vaatamata vastupidistele väidetele, mida meile pidevalt propaganda kaudu esitletakse, Kremli punased jooned siiski eksisteerivad. Eks selle tõestuseks ole ka sõda Ukrainas. Meie vastavast vaimsest, psühholoogilisest ja füüsilisest ettevalmistusest räägin kindlasti juba lähimas tulevikus. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Eesmärk, millest ma seda projekti vedades lähtun, väärib aga ülekordamist. Vaadata välis- ja julgeolekupoliitilisel areenil toimuvale avatud pilguga. Mõtestada selle areenil toimuvat lahti ettekirjutatud tabusid tunnistamata. Kutsuda inimesi avama oma silmi meile igapäevaselt esitatava propagandanarratiivi valelikkuse suhtes ja julgustada neid nimetama valesid valedeks. Ning lõppkokkuvõttes seisma vastu programmile, millega meid tüüritakse sõtta. Soovin teile rahulikku nädalavahetust, kohtumiseni taas tuleval nädalal.